Nimelt järgmine võitlus saab toimuma kaalukategoorias kuni 80 kilogrammi ja pisikene muudatus ka reeglite osas. Nimelt toimub see K1 reeglite järgi. Ja sellega seoses ootame ringi sinisesse nurka võitlejad, kelleks on Tarmo Kõrs. Esimene K1 matš täna, neid on meil hiljem täna veel 2 tükki tulemas. Aga Tarmo Kõrs siis esimene K1 võitlusstiili esindaja täna siin ringis juba. Nüüd kutsume ringi punasesse nurka Marko Schulz. La calle bota fuego, 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 fuego. La calle bota fuego, 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 fuego. Ja Marko Schulz on samuti kohal. K1 tegelikult sai siin juba enne öelda, et mõlemad üsna sarnaste, kuidas öelda, karakteristikutega. Mis siis vahe on, võib-olla Marko Schulz on 2 sentimeetrit pikem ja kui nüüd vaadata selle järgi, et kui palju matše on peetud, siis Marko Schulzil on neid ikkagi selgelt rohkem ja veidi pikem karjäär võitluskunstides nii-öelda. Aga üsna sarnased siiski võib öelda, et on need, kuidas öelda, võitlude kaotuste suhe ja nii edasi, nii et selline põhimõtteline omavaheline paremuse selgitamine võiks öelda selle asja kohta. Ja kindlasti, et no ikkagi võiks öelda, et Schulzil on neid kogemusi, eriti sellistel suurematel üritustel rohkem. Aga nagu mida mina isiklikult olen näinud, et temal on nagu see, et ta ei suuda oma potentsiaali realiseerida tihti, et tal on palju rohkem potentsiaali, kui ta suudab tihti realiseerida. Et see on tema nagu selline koht on olnud alati, et ta võiks olla palju parem võitleja minu arust. Aga saame näha, kuidas täna. Punaste kinnastega siis Marko Schulz ja sinistega Tarmo Kõrs. Ja esimesed löögid ja näete Marko Schulz väga veenva lõugikiga tegelikult. Ja Marko Schulz on agressiivsem oluliselt. Jah, tihti jääbki ta liiga kinniseks. Jah, ta on selgelt sellise kaitses liigub ja siis nagu ei ole nagu võib-olla nii palju teinud, aga seekord on väga agressiivselt alustanud. Ta tahab siin tõestada, tundub praegu. Oi, kui hea maksalöök oli. Ja see tegelikult see tegi haiget. Oi. Ja matš jätkub, juba tundus, et taheti lugeda. Seal oli muidugi K1 reeglid ja nüüd on lugemine. Et K1 reeglid ju siin ei tohi glitš olla, nii-öelda kinni hoida ei tohi. Sellepärast kohtunik ilusti läks ka vahele. Jätkub, aga... Ja Marko Schulz on väga agressiivselt alustanud ja see on midagi, mida ta tegelikult lubas eile. Ütles, et sellega on kõvasti tööd tehtud. Ja mida ta tavaliselt ei tee. Tema passiivsust ei ole näha. Ja see matš mulle tundub, et kui see nii jätkub, siis väga pikalt enam ei lähe. Teist korda juba lugemine ja 3. kord te teate, mis juhtub. Hea vastus. Nüüd tuli Marko Kõrt hea vastus, jah. Ja see matš on läbi. Tänase õhtu kõige kiirem matš, tehniline knockout, Marko Schulzi võit.
ja milline etteaste. versus see Tarmo Kõrs selline 100% enesekindlust. Ja vaat seda agressiivsust ei osanud nüüd Tarmo Kõrs kuidagi oodata. Ta ei olnud selleks lihtsalt valmis. Ja ma arvan, et siin oligi see, et ta mõtles, et Marko tuleb jälle vaatama alguses rahulikult, aga ei. Siin läks kohe tegema. Jah, see oli peenalt tehtud. See oli täpselt selline, kus lihtsalt Marko Schulz ei andnud võimalust vastatagi. No head inimesed, te vist ei olnud nii kiireks lahenduseks valmis, aga selliselt see asi läks ja nagu te ise nägite, tehnilise nokaudiga läheb võit ringi punasesse nurka Marko Schulz. Palju õnne! No seekord võib öelda, et on potentsiaal täiesti 100%-liselt Ja realiseeritud. võinavärikat tuleb üle andma Delhiid üks korraldajatest, Veiko Vares. Kui siin nagu mingit nõu anda, siis Tarmo Kõrse ainus asi, mida ta oleks praegu teha saanud, oleks mööda ringi lihtsalt eest ära joosta. Jah. Aga ma ütlen, et see selline taktika tuli nii üllatusena, et jah.